Tere õhtust! Täna on selline päev, et väiksed viperus on sees, iga viperus taga on siis kõrgem algne naljasoon, looja naljasoon. Täna teema on Sankhya jooga, mis on siis analüütiline meetod. Sankhya tegelikult sanskriti keeles tähendab lugema või nagu asja järgima ja järjest loetlema. Võib-olla eesti keeles sõna on parem loetlema, Sankhya. Ja Sankhya jooga on sellest imeline, et on küll siis kuldsel ajastul Satya Yugal kunagi ammu, kus räägitakse, et inimesed elasid 100 000 aastat ja tegeleti 8-astmelise joogasüsteemiga, kus inimesed teadvustasid ennast siis pikkad tuhanded aastat mediteerisid enne kui endani jõudsid. Aga siiski, kui ma niimoodi seda asja läbi töötasin, siis on võimalik meil ise ilma, et me seda teadvustaksime, aga on vaja mingit analüütilist kokkuvõtet saab teha. Et ma olen teinud sellise analüütilise järgitava kokkuvõtte vähemalt sellest materiaalsest osast. Kuigi selles Sankhya jooga põhimõte on siiski näha, et mateeriat eraldada vaimust. Et me saaksime aru oma kehas, oma mõttes siis peenkehas, et kuidas need funktsioneerivad siis erinevad need elemendid ja mis meid mõjutab ja mis ei mõjuta, eks ju, et missugune meie valikuvabadus. Et selline lahe süsteem, mis juhtus siis, kui esimene elusolend, Brahma lõi esimesed elusolendid. See on nagu eraldi story, miks see Brahma ja kuidas ta sündis, kuidas siia meie universumisse esimene siis elusolend, kuidas ta tuli. Elusolend, kes on siis hingede kategoorias, mitte nagu Jumala kategoorias, Vishnu kategoorias, kes on nagu Jiva kategoorias, öeldakse siis hingede kategoorias, nagu meie. Ja huvitav on see, et meie oleme harjunud siis või oleme kuulnud, et need loomaliigid ja erinevad elusolendid vormid on tekkinud evolutsioonist. Evolutsioon küll eksisteerib loodus, see on natuke vedade järgi, natuke teistmoodi. Et tegelikult ikkagi kõik liigid on kogu aeg eksisteerinud ja need on loodud mingil hetkel nagu. Ja loomulikult see ülesanne oli meie esimesel elusolendil ka. Tema oli nagu teisejärguline looja, et tema ei olnud nagu algne looja, kuigi paljudes kultuurides räägitakse sellisest. Ma olen näiteks Tais käisin, seal oli ka 4 peaga elusolend või palju need päid on, et selline meie esivanem või esiisa. Ja tema see esiisa siis tema tegelikult lõi ja andis ülesannet ja tema keha koosnes arukusest, sellisest natuke peenemast elemendist ja tema lõi siis maanud ja esimesed elusolendid ja ka sellest kangelasest, tänu kellele tegelikult me siis täna räägime Kardamamuni, üks ka esimesi universumi võimsamaid mahajoogisi, sellised müstikuid, kellel olid 8 hithit, eks ju, seal räägitakse müstilistest omadustest, et missugused need 8 omadust on, et paljud unistajad ka tänapäeval müstitismiga tegeled, saaks kergemaks ja teiste mõistust lugeda ja saaks luua mateeriat ja liigutada, et need on kõik vedates kirjas. Läbi mis tapasja askeesida, siis seda saab sooritada. Kardamamuni oli juba nii kõrge elusolend, et temal oli kohe, kui ta Brahma kehast tuli, siis temal oli need omadused ja Brahma lõi ka oma kehast maanud, esivanemad ja kelle tütartest siis üks tütar, üks armas tütrekene siis saatus niimoodi tegi, et ka tollel ajal pandi paari ja kohe algusest, universumi algusest mees ja naine ja Kardamamuni siis pandi kohe paari ja see enne kui see paari panemine käis, selles on ka mitu paralleelset lugu ja siis selle Sarvabhauma maanu, need maanus oli päris mitmed ja ma tahaksin ühe asja leida siit üles, ühe nimi, okei. Ja ta pandi paari ühe siis maanu tütrega, Devahutiga, kes oli ka tegelikult selline sõna nagu laksana jooga, täiuse saavutatud elusolend. Ta oli naisterahvas ja tema oli Ashtanga joogas, mis on tänapäeval popp 8-astmelises joogasüsteemis. Tema oli ka selline naisterahvas, kes oli saavutanud täiuse. Ja see jada on päris kiht, et ma niimoodi küll peast ka tean võib isegi sanskriti keeles, et 8 aastat, aga mulle meeldis, kuidas siis nimetati siis seda 8 aastat psühholoogilist hästi lihtsalt meie jaoks. Ja näiteks esimene aste on nii, et see naisterahvas, tema kontrollis oma meeli. Et meelte kontroll, et tuleb välja, et see on esimene aste alles. Et niimoodi, et ütleme siis see jaama, eks ju, jaama. Esimene on siis kontrollida meele, tema oli juba meeli kontrollis.
et päris kõrge, eks ju. Siis teine on, eks ju, range reeglite ettekirjutuste järgimise sa saavutanud täiuse juba. See on alles teine klass, eks ju. Siis kolmas on alles siis see erinevad aastanad või harjutused, eks ju, et noh, kehaliselt kõik seal kontrollis oma keha, eks ju. Siis on loomulikult, me teame, pranajama hingamised, ta kontrollis oma hingamist, oli saavutanud kontrolli oma siis aapana ja praana sisse välja minevu õhk ja kõik seal, kuidas need õhuvoolud ka ristipidi liiguvad, et 5 õhuvoolu selle üle kontrolli. Siis oli automaatselt järgmine andme, sest Pratyahara vist oli, et kui sa saad oma meeled, kuidas sa tajud ja näed maailmas, sa oma meeled tood enda sisse, et hakkad oma sisemaailmas siis ennast tunnetama, nägema, eks ju. Ja siis on mõistuse kontroll, mis on ka päris ja siis on meditatsioon ja siis on enesekontroll. Meditatsioon või tähendab eneseteadustamine on viimane. Eneseteadustamine, lõpuks teadustamine. Eneseteadustamist on meditatsioon, eks ju. Enne meditatsiooni on juba, sul on juba mõistuskontrolli all. Aga väga huvitav on see, et esimene klass on, et sa juba meeli peaksid kontrollima. Ja siis ettekirjutused ja need on alles nagu teised, eks ju. Juba meeli kontrollid, et nii kõrge elus oled, sa nüüd kohe kontrollid oma meeli. Ja siis hakkad läbi mingite praktikate, eks ju, edasi minema oma elus. Et see oli selle Sata Yugal normaalne süsteem, kõik elusolendid tegelikult läbi see tema huuti maatlasu, siis tema oli sellest täiuse saavutanud, et täiuslik matš, et mees oli siis maha joogi ja tema oli laksana joogi, et kaks siis tõesti kõrged elusolendid. Ja loomulikult Brahma andis neile ülesanne, et nüüd on vaja teil mees ja naine, eks ju, järele tuleb põlvkond, eks ju, kujutage ette, kui inimesed alles nii kaua, mis shakti, mis energia neil oli, eks ju, kui palju nad suutsid, kui sul on palju energiat, sa saad rohkem produtseerida, eks ju, ka lapsi ja kõiki. Aga enne seda tööd, sellist, kuidas öelda, seda mehe-naisi ja sellist laste soetamist, enne seda siiski Sarasvati jõe ääres, sest juhitav Kardamoni 10 000 aastat mediteeris. Ja tema naine siis tema huuti teenis oma meest, aitas seal, sest väga huvitav, et seal seletakse ka, et Kardamamuni oli nagu, ta oli 2 asja, ta oli nagu müstik, kõva joogi, eks ju, maha joogi, ja samal ajal ta oli ka bhakti joogaga tegeles, sellepärast, et see ei on niimoodi, et ta läks kuhugi kohta, Sarasvati jõe äärde, et 10 000 aastat oli siis nagu sellises samadis, eks ju. Ei, et ta sooritas ka oma kehaga ja tema naine ka siis hästi palju teenimist ka seal, et ka verbaalselt ülistas Jumalat, laulis Jumalale, teenis seal, kas siis olid jumalused, et ta sooritas ka seda bhakti jooga, sellist aktiivset Jumala teenimist ka paralleelselt. Et see ei olnud ainult niimoodi, et ta oli sellises sissepoole naine, et hoolitses seal võib-olla aeg-ajalt, kui ta sõi või midagi. Et oli selline, et Kardamamuni oli ka siis, et ta oli saavutanud täiusega selles, et tegelikult ta teadustas oma meditatsiooni lõpus ka Jumalat, et näost näkku. Kardamamuni ta näost näkku teadustas Jumala. Kuigi enese teadustamine, eks ju, tema huudil siis tema naisel, et ka väga kõrge tase, et ta oli ennast teadustanud, et ju ta siis paramatmat ka võib-olla, kui ta nägi, et see hinge kõrval võtakse on ülihing, eks ju. Aga Jumala isiksusega siis Kardamoni suhtles, enne kui ta asus siis maailma täitma lastega ja lastega, nagu see laul meil räägib. Ja huvitav on see, et kui ta tuli siis, lõpetas oma tapasja ja alustasid oma siis sellist seksuaalelu võib öelda, et see on hästi huvitav fenomen, et seal kirjeldatakse, et ta oli jumalast näost näkku näinud ja ta isa Brahma oli ka seal, enne ta sai Brahma keskel võnnistas, et isa oli väga rahul, ütles, et aitäh poeg, et ma olen suga väga rahul, sa oled kõik ülesanned täitnud oma kõik, et sa oled valmis maailma täitma lastega, siis mees, kui hoolitsev mees märkas, et ta naine oli täiesti oma keha selles mõttes unustanud, et kõik see askees seal jõe ääre, see lihtne eluviis ja oma mehe teenimine, ta oli oma keha unustanud. Me näeme, et ta oli juba nii kõrgel tasemel selline joogi. Ja loomulikult Kardamomonil tekkis nagu kaastunne, ta oli nii tänulik ja tänas oma naist selle teenimise eest. Ja siis oma siddhide või nende müstiliste omadustega, selle shaktiga nad lõid terve hõljuva, kuningriigi võib nüüd öelda. Templi, eks ju. Ja huvitav on see, et sellel ajal oli see tavaline. Et paljud joogid ja sätehjugal ja pooljumalad olidki, elupaigad olid paljud õhus. Et nad suutsid materialiseerida, mateeriast siis luua hõljuvaid losse, kohti, kus elada, aiad, kõik kogu mängud. Ja siis kirjeldatakse, et nad tegelesid siis, ta rahuldas oma naist, ta naisele andis hoopis värske uue nagu keha või uue välimuse
ja lõi kõik mugavused, eks ju, see on hästi huvitav, just sellepärast, et nad mõlemad olid hästi loobumuslikud, nad olid ennast teadvustanud ja siis ikkagi läksid maailma selle seksuaalenergiaga, jumaliku seksuaalenergiaga, puhta energiaga kaasa ja tegelesid seksuaaleluga ja see kestis ka nii kaua, kui siis neil sündis esimene poeg, kes oli siis tegelikult meditatsioonis Jumala kõrgem isiksus ja kes ongi siis meie selle Sankhyayoga kangelane, Kapila-deva, kes on siis Jumala kõrgem isiksus, et kui ta oli siis Devahuti üsas, siis ka Brahma ja pooljumalad kõik tulid oma palved sinna andma ja õnnistust paluma ja kõik tegelikult teadsid, et sünnib siis nende üks lastest on siis 9 tütart ja need tütred anti ka ilusti mehele ja loomulikult Kardamamuni, ta oli seksuaalselt nautinud, mateeriat nautinud, kõik oli täiuslik, ta oma ülesanne täitunud, eks ju, kusjuures seal kirjeldatakse Prabhupada, minu õpetaja kommentaaris ka, et ta ei kaotnud korragi ennast. No ma hing ei kaotanud, et hea elu ja kõik ja purskkaevud ja hea toit ja hea seks ja selles mõttes, et ta oli ennast teadust joogi, et tuleb välja, et see on võimalik. Aga me näeme, mis standardid ja mis ajastu ja mis elus olendid nagu. Et kõik lihtsalt tehti niimoodi nagu peab, ütleme nii. See on minu jaoks hästi huvitav moment, et meil nagu õpetatakse niimoodi, et tänapäeval vaata, kui on see seksuaalenergia, öeldakse küll, on püha nii ja naa, et see viib nagu inimese, kus on hästi palju kehalisi mugavusi, hästi palju materiaalset rikkust, palju seksi kõik, et siis inimene kaotab oma hinge tegelikult, eks ju. Aga näed, siin on see, et tegelikult ei pea kaotama oma hinge, sest see on ka püha, kõik on püha. Et see, et me maailma lapsi täidame, et see on püha toiming tegelikult. Ja kõik seda teavad, et kui asju õieti teha, siis ei ole mateeria, ei pea ära sööma vaimu, nagu meil juhtub vahest. Me unustame oma hinge ära. Ja see on huvitav lugu, et see on selline eellugu. Ja nii kui siis, see traditsionaalselt veedadest, nii kui meesterahvas oli oma 9 tütart mehele andnud ja poeg oli piisavalt suur, siis Kapila-dev, kes oli Jumala kehastus, nii ta loobus kõigest ja läks metsa. Läks siis mediteerima, siis enne viimast sirget siis ennast ühendama sotsiaalselt, kultuuriliselt, kõikides asjades lahti ja see oli normaalne sellel ajal. Ja siiamaani Indias ja paljudes kultuurides, et kui inimene on vanem, et siis võib juba vaikselt hakata tegelema hingega põhjalikumalt või siis mis iganes jutlustama või teisi aitama või teistele elama, andma vaimset sõnumit ja elutarkusi edasi. See on täitsa normaalne. Ja loomulikult ema siis Devahuti teadis ka tegelikult, see oli hästi huvitav, et mõnikord Jumal varjab ennast, kui ta kehastub, aga tegelikult kõik teadsid ja Kardamamuniga ema teadis Devahuti, eks, et tema laps on Jumala kõrgem isiksus, eks ju. Et üks Vishnu siis avataaras või kehastusi. Ja kui ta mees oli läinud, siis ta seal kirjeldatakse ta natuke ikkagi nagu ikka. Lähedane inimene läks ära ja siis natuke ikka selline kurbus ja igatsus ja kõik sellised inimlikud omadused. Ja siis ta palus, ütles oma pojale, et näed, et nüüd ma olen sinu hoole all ja sina oled ennast teadvustanud, et seleta mulle lahti, et mis on elu mõte ja kes mina olen ja kuidas ta siin pikalt, mitu värssi on, kuidas ta palvetab siis oma poja poole, et juhenda mind, et kuidas siis sellest mateeriast kõrgema tõusta, et me oleme ikkagi selles materiaalses maailmas, selles kehas ja oleme niivõrd kiindunud ja siin mõned värsid, mis mul nagu väga meeldisid. Ma siin võtsin välja ka, et sellised kokkuvõtlikud, hästi ilusad, mis aitavad natuke seda meeleolu siin peegeldada, kus seda lugu siin kirjutatakse. Juba päris mitu oli, aga mõtlen, mis ma välja. Et Jumal Kapila ütles, et meie meeled on sümboolselt, esindavad siis pooljumalaid. Ja nende loomulik olemus, meie meelte loomulik olemus on töötada veedade juhenduse all. Nende juhtkirja, pühakirjade all nagu. Ja nagu meie meeled on pooljumalate esindajad, nii meie mõistus
on tegelikult Jumala esindab Jumalat nagu. Miks? Sellepärast, et mõistuse omadus on automaatselt loomulikult teenida. Ja kui see meie mõistus on teenimisse suunatud, Jumala kõrge miskuse teenimises, ilma motivatsioonideta, siis see on isegi parem kui vabanemine. Et siin tegelikult see Jumal Kapila, kui ta oma emale räägib maailma lahti, siis ta igale poole vaikselt paneb sisse seda pühendunud teenimist, seda hinge nagu seisundit, mis on hingele nagu loomulik. Ja ta alustab siis emale siis maailma lahti seletamist. Ma alguses natuke nagu paktijoogaga Jumala teenimisest, aga siin ta siis hakkab seda, räägib inimestele selgeks siis selle sama, kuidas siis materiaalne loodus, niimoodi põhielemendid, kuidas nad on seotud siis kehaga ja meeltega ja see on hästi huvitav. Et alguses ta räägib siis pratana, ka päris raske meile, et pratana on mitte avaldunud materiaalne loodus. Et see on siis selline, ma selle ema ja lapse ja isa näite tõin, eks ju, see on selline seisund, et on loodud nagu tingimused, kõik elemendid nagu olemas, aga kuna seal ei ole ajafaktorit, siis ei ole algust ega lõppu veel, siis reaktsiooni ei toimi nagu. Kuna ajaelement ei ole, siis pratana on siis kõikide elementide ja kogu materiaalse loome nagu maha tatva öeldakse ka veel, et siis selline seisund, mis ei ole avaldunud. Et ütleme, et kui loodus on ka nii, et naine on valmis last soetama, siis ta on nagu valmis, aga sinna on vaja siis ikkagi nagu seemet, eks ju, meest, eks ju, või siis samamoodi emaka loodus on valmis, kõik on nagu, kombinatsioonid on valmis, aga veel ei ole siis ajafaktorit või ei ole siis seda energiat, mis paneb selle liikuma. Ja see pratana on siis selline, veedades öeldakse 3 kuunat, 3 materiaalset omadust, et need ei ole ka veel avaldunud, et asja paneb liikuma just kirg, teadmatus ja voorus, et 3 looduse omadust, mis on ka eraldi pikk teema muidugi, aga ma püüan nagu läbida kõike pärast niimoodi suhteliselt kergete pealt vaadates nagu. Ja siis see Shankar jooga point on selles, et seal lõpuks on ainult 25 elementi, mõnikord öeldakse 26 ka tuuakse see ülihing juurde. Et 25 elementi, siis need seletatakse niimoodi lahti. Ja see on täitsa järgitav, et me saame sellest nagu isegi seda järgida, et ma olen treenides ka siin rääkida, et on, eks ju, see on nagu lihtne, eks ju, maa, vesi, tuli, õhk, eeter, eks ju, seal on ka oma järjekord. Eks ju, kas ülevalt alla või alt ülesse, eks ju, aga see järjekord on ka nagu õige. Et 5 jämedat elementi siin materiaalses maailmas, eks ju, kui me räägime sellest prathanast, eks ju, siis need elemendid on seal ka olemas, aga nad veel ei liigu, eks ju. Nad on lihtsalt selline elementi kombinatsioon, aga veel ei hakka nagu loomeprotsessi hakka toimima, see universum meil selles mõttes ei toimi, prathana mahatatva seisundis või ütleme nii. Ja kui me võtame nagu lähme edasi, siis on nagu 5 öeldakse jämedat elementi ja öeldakse, et on 5 peenelementi, mis on ka, ma panin nagu õieti, niimoodi täpselt näeme, eks ju. Lõhn, eks ju, mis on maaga seotud, vesi on maitse, tuli on nägemine, õhk on kompimine, eeter on heli. 5 jämedat elementi ja 5 peenemat elementi. Siis me võtame jälle sama liini, kui me näeme, siis on jälle, kuidas me võtame teadmisi vastu, kuidas me maailma teadmisi omandame. Täpselt, et jälle 5 moodi, et ninaga tunneme, eks ju, siis keelega maitseme, eks ju, silmadega näeme, nahaga tunnetame, kõrvaga kuuleme. Niimoodi me omandame siis teadmisi. Eks ju. Juba näeme siis, mitu elementi on juba 15 elementi. Nii, siis on see, kuidas me, võib öelda, et need 5 teadmist niimoodi omandame teadmisi, eks ju. Need nagu seotud väga suurelt mõistusega, aga see on seotud nagu elujõuga. Et 5 elementi öeldakse 5 töötavat keha organit, eks ju. Aga nad on elementide alla nagu viidud. On hääl, eks ju, jalad, käed, suguorganid ja evokatsiooniorgan. Evokeeriv organ, võib öelda niimoodi. Et ka, et lõpuks saame siit juba 20 kokku. 20, see on nagu täitsa järgitav, nad omavahel seotud, eks ju, pärast ma võin, natuke räägime võib-olla paar momenti veel sellest. Aga okei, see on nagu enam-vähem selline nagu loogiline ja need seosed võib nagu näha, eks ju.
kui see maailma lahti seletame, siis need seosed on täitsa olemas. Natuke raskemaks läheb, kui 20 elementi on ära räägitud, aga siis räägitakse, järgmised 4 elementi on ego, vale ego, eks ju, mõistus ja intellekt, eks ju, või arukus võib ka eesti keeles öelda. Et see natuke rohkem peab vaja lahti seletada, et mis siis on nagu ego, vale ego ja mis on siis selle intellekti, arukuse ja mõistuse vahel. Et on ka 4 elementi. Need võib ka kirjutada. Siis mõistus. No paneme ego, vale ego ja intellekt. Et need on tegelikult, väga huvitav vaadata seda 4 siis järgmist elementi, mis öeldakse on peenmateriaalsed elemendid. Need kõik öeldakse nagu siiski nagu küll peen ja jäme, aga nad on siis natukene jämedam. See on nagu selline, neid saad kuidagi katsuda, kompida, järeldada, see on nagu natuke raskem. Et need on kõik need 4 asja on, kui me võtame hinge, oletame, et me oleme hinged, eks ju, kus me oleme hing, siis hinge funktsioon või hing, kuidas maailma tunnetada, on teadvus, mis on kehas laiali, eks ju, läbi vere. See teadvus. Ja see teadvuse nagu funktsioonid, need ongi teadvuse erinevad funktsioonid. Ehk siis tegemised, teadvuse erinevad funktsioonid. Kui sa võtad näiteks, et mõistus ja intellekt, et mis on mõistus ja intellekti vahe, et siis vedades ka päris kihvit siin nagu seletab lahti, algus ma võib-olla oma sõnadega, aga ma kirjutasin üles ka, et kui me nüüd loogist võtame, siis intellekt on, et seal hästi huvitav seletas lahti, siis Sanke joogas siis Jumala kehastus seda, et intellekt võtab asju vastu ja lükkab asju ära, eks ju, ehk siis kahtleb, eks ju, kahtlus on arukuse tunnusmärk, öeldakse ka selline vanasõna, ja võtab vastu, eks ju. Näiteks siis intellektiks oleks vaja meil, peaks olema mingi kogemus, mingi elukogemus või mingi autoriteet, mille põhjal me siis arutleme asju. Ja öeldakse, kui intellekt nõrk on, et siis on nagu probleemid, suured probleemid. Kuna sa võib-olla võtad valesi asju vastu, sul ei ole kogemust piisavalt või sul on motivatsioonid ei ole väga kõrged, teadvus on madalal, ütleme. Sa naudid elu võib-olla hästi kehalisel tasemel või ainult meelte tasemel, mis on ka keha osad, eks ju. Aga see vale ego hankara, aham, mina olen ankara, aham, ankara on minu oma või ma omandan. See vale ego on see, et valed samastamised, eks ju. Samastad asjadest ja ehitad oma elu nendele samastamiste peale, eks ju. Et umbes, et ma olen seal mees, naine, rikas, vaene, vana, noor, eks ju, kõik sellised kehalised kontseptsioonid, mis on ka okei vedades ja seal ka räägitakse, kuidas nendes kontseptsioonides elada õieti õnnelikult. Aga kui sa arvad, et see on kõik, et see on nagu finaal, et see on kõige tähtsam, eks ju. Aga ego on see, mis on kõigil algne ja puhas. Huvitav, et see mõistuse, eks selle peenkeha mõistuse algne seisund on puhas. See nimelt, eks see Taivi prakriiti või öeldakse ka Taivi satva kuuna, eks ju, satva, et see on selline jumalik voorus. Et see puhas ego, et tegelikult kõik need, kui me vaatame need elemente nii ja nad lihtsalt ajavad meid segadusse, et öeldakse, et hing isegi kui tuleb sellesse mateeriasse, ütleme meie, kui me tuleme siia maailma, et tegelikult mateeria ei saa meid mõjutada. Ja see mateeria iseenesest ei tee midagi halba. Et ta nagu hingele iseenesest ei ole nagu selline halb asi. Need jumala energiat, kõik need 5 elementi, kuidas need meid ja siis. Aga kui me hakkame nagu samastama ja nendega kokkupuutesse lähme, hakkame nendega asju ajama või siis tekib kohe reaktsioon. Tekib kohe see sama karma, et tekib, kui ma teen selle asjaga midagi, siis on nagu tekib reaktsioon ja ma olen kohe nende tagajärgede põhjuse ja tagajärgede tsüklisse lähen. See on üks pühak ka laulis, siis Narotame Tastakur vist ka, et näed Jumal, et ma olen sattunud sellesse ringi ja sellest ringist välja murda, et siis kõik joogid ja kõik üritavad läbi kas selle 8-astmese joogasüsteemi või läbi Jumala teenimisi just selle põhjuste ja tagajärje sellest ahelast välja saada või sellest karmast välja saada. Ja tuleb välja head, et meil on nagu kõik isegi praegu on meil olemas, meil tegelikult algne puhas teadvus.
on tegelikult hästi puhas, et see esimene algne mina, aga jah, et kui meil on see soov tekib seda kogeda ja proovida, siis me sattume just selle valeegonnete samastumiste mõju all ja siis me kasutame need see on kõik üks mõistuse peenkeha, eks ju, ehk siis võib öelda teadus, eks ju, hingeteadus, kuidas ta siin diilib siin maailmas. Et siis me sattume, vaatame, kas me intellekti kasutame valesti või õieti, sest kui sa intellekti vaatad, intellekti võib kasutada ka valesti, see ei ole nii, et intellektuaalne inimene, et ta on nagu, kui sa ütled sõna intellektuaalne, siis on kõik korras. Ei, et ta võib-olla see intellekt liigub väga tähtsalt, sa võid intellektuaalselt väga hästi mõelda, teha väga hea skeemi, kuidas, ma ei tea, toota pomme, eks ju. See on ka ju intellekti on vaja, see on terve füüsika, eks ju, kuidas toota, kuidas visata lennukid, kuidas hävitada teist maad ja teist rahvast või mis iganes. Et tuleb välja, et intellekt ei ole iseenesest, kui on intellektuaalne ja ta on vales suunas intellektuaalne, siis see on veel ohtlikum kui võib-olla lollikene. Selles mõttes, et tark inimene, kes samastab ennast, kelle intellekt on tugev, samastab kehaga, ta võib palju endale teistele sellist halba teha selles mõttes rohkem kui inimene, kes on selle lihtsam ja võib-olla ta ei tea ja mõista asju. Et need on hästi huvitavad mendid, just need 4 peenelementi, mis on kokku juba näed 24, eks ju. Ja öeldakse, et okei, need on nagu olemas, kõik nad olemas, nad eksisteerivad, eks ju, energeetiliselt. Ja et asjad kõik toimima hakkaks, et see emake looduse üsas hakkaks see materiaalne maailm, see meie päiksesüsteem ja kõik need universumid hakkaks nagu toimima, siis sinna sisenebki aeg ja öeldakse, et see ajafaktor, see 25 element on ka siis, eks ju, minevik, olevik ja tulevik, et see ongi Jumal nagu. Jumala üks sellised elemente, Jumala, kuidas ta paneb selle ajafaktori sellesse, kui me hästi loogiliselt mõtleb, siis et see panebki selle reageerima. Ta siseneb väljast nagu aeg paneb selle käima, ehk ta heidab oma pilgu sinna sellesse pratana, eks ju, sellesse mahatattvasse pratana, kus oli avaldunud ja sisemiselt ta läheb nagu ülihing või Kristus ütleb püha vaim. Et väliselt ta paneb ajafaktori peale, mis hakkab mulisema, kõik keema, kõik selle hakkab toimima ja sisemiselt läheb ta aatomitest isegi ja meie südame juures ja hinge juures seletas seda ülihing, et kuidas Jumal siis selle üks tema vorme läbib siis paramatma, kuidas paramatma läbib siis kogu universumit väljast ajana ja sisemiselt siis selle ülihingena. Ja siis me, niimoodi me elame siin, eks ju, et me näeme, et meie keha koosneb nendest meeltest, eks ju, kuidas me omandame siis seda maailma nagu lapsed, eks ju, hakkame saame mingi kogemust läbi naha, läbi silmad, eks mõtle, saad laps, sa kasvad, siis kuulad asju, mida sa ennem oled kuulnud ja järjest kuulad mingeid uuemaid asju, eks ju, nina tuleb mingid lõhna, mida sa pole enne tundnud, eks ju. Ja kuidas me omandame siis on meil need aktiivsed käed, jalad, eks ju, hääl, suguorganid, eks ju. Et kuidas me siis seda maailma, öeldakse on vitaalne jõud, et sealt saab vitaalse ja siit saad siis sellise nagu mõistuse jõu, eks ju, läbi nende kogemuste, et saad mingi kogemus, siis sa mõtled, et see kätte ei tohi tulla enam panna, et mul on kogemus, eks ju. Et nahk, eks ju, nahk sai kõrvetada näiteks. Nii. Lähme edasi, vaatame, mis me siin veel on, need on sellised järgitavad momendid, kus niimoodi tabeli teed. Huvitav on see ka, mul meeldis see Prabhupada kommentaarides, mida me teame ka, kui me, üks loogika on veel, kui me nüüd vaatame neid elemente, siis kui me vaatame, et võtame näiteks maa, siis üle huvitav on see, et maal on kõikide elementide omadused, tal on, eks ju, tal on maa lõhnab, eks ju, maa lõhnab, maal on maitse, maal on vorm, eks ju, ja maal on siis see, et sa saad puutuda, tal on vorm ja puude on see sama, maitse, vorm, sa võid puutuda, siis tal on mingi vorm, sa saad teha ükskõik mis vormi ja maal on huvitav, et maal on heli ka ja heli liigub maal, indiaalast ka kuulad maa vastu, kõrva vastu maal, hobused tulevad kuskilt, heli liigub maas ka, et see on hästi huvitav, on kõige jämedam element 5, aga tal on kõige 5 elemendi omadused siis jah, või siis ütleme niimoodi need meelelised omadused ja maalt edasi me vaatame, kui vaatame vesi, siis veel lõhna ei ole. Aga need teised asjad on, eks ju, vorm on, maitse on, no lõhn on ka tegelikult, vabandust, lõhna ei ole, just maal on lõhn. Tal on vorm, maitse, puude ja heli, vees liigub heli ka, me teame,
siis delfiinid ja kuidas siis vees ka saab, kõik on heli, väga hästi liigub vees. siis ma vaatan tuli, tulel lõhna ei ole, maitset ka ei ole, aga vorm on, eks ju. vorm on tulel ja siis muidugi heli ja puude me kuuleme. Tuli praksub, eks ju, ja puude. et ta tegelikult tunneme tuli, eks ju. õhul ei ole siis enam, mida õhul ei ole? õhul ei ole vormi enam, eks ju. Lõhna ka ei ole. kui me nüüd vaatame, on ainult siis heli ja puude õhk, eks ju. ja siis õhus, kuuleme heli, eks ju. ja eetris jääb ainult siis, eetris on ainult siis jääb heli, puudet ei ole, et tal ei olegi neid teisi. et see on hästi huvitav, kuidas siis, et ühtepidi öeldakse, et maas on kõik elemendid, samamoodi öeldakse, et eetris on ka kõik teised, õhk, tuli, vesi, maa. miks? Sellepärast, et eeter on kõige peenem, et see transformatsioon, kuidas nagu siin universumis hakkas need asjad kõik tulema, mis järjekorras need hakkas lahti rulluma, see, mis juba kõik eksisteeris, et hakkas nagu toimima, elusolendid ja need sündmused ja kõik, kuidas me kogeme omavahel tekkis direktsioonid. et nagu mõlemad pidi vaadates on nagu hästi loogiline, et omavahel seotud, eks ju, aga võib-olla meie liikumises räägitakse rohkem sellest helist ja eetrist. et vabanemise, mul meeldis see sõna, on see anamriti shabdat, et kuidas heli läbi saab vabaneda, et kui oma emale siis Jumal siis pojana sealt, see on hästi ilus pilt ka, ema istub alla siis Jumala poiss nagu aastanal ja kui see Sankhya joogat filosoofiat nagu rääkis neid asju kõike emale lahti, eks ju, niimoodi step by stepilt, eks ju, siis ta lõpus kogu selle jutuajamise lõpp oli siiski see, et et Jumala teenimine, et hing, kui ta tahab vabaks saada, ta ühendab ennast vaimsusega, aga siis ikkagi see heli, et heli meid vabastab. et läbi heli me saame vabastada, et heli võib, eks öeldakse, tappa ja heli võib nagu luua. et just, et siis meie koolkonnas palve, mantra, loits, arutamine asjadest, kõrgemate omavahel arutamine, see on siis sama see heli aspekt, ehk see eetri aspekt, eks ju, kõrvad kuulevad, siis Prabhupada ka shabda, eks ju, kuulamise protsess, et see on nagu kõige kiirem, kõige lihtsam ja kõige mõjuvam. siis tuuakse see magamise näide ka Prabhupada, et inimene, kui ta magab, siis kõik meeled, et ainult läbi heli saab teda üles äratada, teiste asjadega nagu inimene pruugi ärata nagu ülesse, just läbi heli, läbi kõrva, et ärka ülesse, inimene ärkab ülesse. et selline huvitav jada on meie universumis ja see on hästi loogiline jada ja kui me niimoodi vaatleme oma keha, oma mõtteid, eks ju, väljast ja seest, siis need elemendid on väljas, need elemendid on sees. ma mainisin seda, et läbi heli me saame vabaks, siis antakse siis see protsess, see saladus, huvitav jutt, eks, kuidas materiaalne maailm, mõista materiaalne maailm, me oleme siin selles mõttes, me oleme selle mõju all. me sõltume oma kehast, sõltume oma meeleseisundist, oma mõistuse seisundist, eks ju. sõltume oma intellektist, valest, egast, et mõistuse erinevad avaldumised nagu. ja mis siis nagu teha, et ega muud pointi ei ole sellel jutuajamisel, kui moksa vabaneda saad siis läbi heli. Ja sa pead ühendama kõik need oma meeled kuidagi vaimsete asjadega. et siis oma lõhnameele, maitsemeele, nägemise, kompimise, heli, eks ju, kuulmine, kõik, et need kõik asjad saab siis hästi, inimestel on kõige raskem see vaimses elus, või üldse tavalistel inimestel, et see vaimne elu paistab midagi eraldiseisvat ja kauget ja kõrget olema, mis on ebapraktiline. ja me ei oskagi siduda ennast, et kuidas ma saan siduda oma nina, keelt, silma, nahka ja kõrva, millest ma sõltun, minu õnnetunne, ja kuidas ma saan neid organeid siduda või mõistust või kõiki need kas või elemente, kuidas ma saan nii teha, et see nagu tõstaks ja et me jõuaks hingeni, saaks välja nagu surmasünnitsüklist või sellest materiaalsete maailma kannatustest. Miks me peame kannatustest lahti saama, sest see on kõigil sisse kodeeritud, kõik inimesed, keegi taha kannatada. Kellelgi meeldi siin maailmas see, mis me näeme ja kogeme, siis need asjad, need sõjad ja surma sünd ja inimese hing ei ole sellega nõus, sest see ei olegi hingega seotud. Sest see hirmutab hinge, hirmutab sellepärast, et me samastame, me sattud selle põhjuste tagajärgede tsüklisse nagu.
sellepärast jah, et see hirmust lahti saada, siis räägitaksegi, et antakse sulle praktika, vaimne praktika, läbi mille sa hakkad siis oma teadvust tõstma. Seda sama 4 elementi, eks ju. Kuidas see algus on vaja vale ego transformeerida egoks. Eks ju, see vale samastamine tõeliseks mina tundeks, seda teadvustada ennast, eks ju. Siis rakendada oma mõistus ja intellekt tööle, eks ju, argipäevas. Sest nagu nii nad töötavad meil. Nad töötavad, tuleb lihtsalt ühendada õige objektile kõige kiiremal, kui sa ühendad, nagu praktika näitab, ühendad sellele, kes selle kõik lõi ja kes seda kontrollib. Siis tuuakse see puu näide, et see ülihing, see ajafaktor, mis on väliselt ja sisemiselt see ülihing, mis on hinge kõrval, et tuuakse see linnu näide, et me istume puu otsas ja nokime neid vilju, mõned on mõrud, mõned magusad. Ja alati meie kõrval on olnud see loodusisikuline aspekt, siis ülihingena seal hinge kõrval, ja tema vaatleb. Ja siis tema tegelikult seda reguleerib ja me ei saa sellest mehaanikast aru, et me oleme nii kaugel, niivõrd selles suures kompotis, siis prakriiti, emakse looduses, nendest põhjuste tagajärgede tsüklis, eks ju, kõik need organid aktiivselt töötavad, et me ei märka lihtsalt selle taga. Vähe seda, et me ei saa aru, mis asi see pradhana on, eks ju, et see mitteavaldunud vorm, aga me ei näe, et kõikide asjade taga on vaim, et kõiki asi juhib tegelikult vaimne energia, võib nii öelda, spirituaalne energia. Ja see ühendumine siis, selle ühendumine on siis, antakse 2 varianti Shankyoga lõpus, et kõigepealt, kui inimene, kes Jumalat on raske mõista või ei taha mõista, siis on Virat Rupa. See ongi see, siin kirjutatakse järgmises tsüklis, Virat Rupa on siis universum. Et öeldakse Jumala universumi vorme või öeldakse ka Jumala tegelikult kehastusi. Et kui sa hakkad, see on praegu päris popp ja päris hästi tehakse seda, et nagu universumi seosed, kuidas universum nagu tervikuna toimib, aga see on ka päris keeruline niimoodi analüütilised meetodid tegelikult kaugele ei jõua, sest seal juba mõõtmed on nii suured ja inimene nagu piiratud selles mõttes, meeled on piiratud. Sa võid arutada ja step by step protsessiga minna alt ülesse. Aga siiski siin seletatakse seda, et Virat Rupa ehk Jumala universumi vormi, seda öeldakse see kogu see universum, kõik need 14 planetaarset süsteemi, eks ju, kuidas tema keha, vaadata seda kui ühte keha, kogu seda mateeriat kui ühte Jumala vormi kui keha. Et kõik planeedid, kõik elemendid, kõik seal kirjeldatakse, kuidas see universum toimib ühtse kehana, Virat Rupa. Nagu oleks üks suur selline pilt on ka tehtud, keegi kunstnik joonistas, et kõik päike, kuu, eks ju, kuidas madalamad planeedid on, eks ju, kuidas pea on, eks ju, Brahmalooka kõige kõrge meie päiksüsteemi planeet, kuidas kõik on, et see on ka nagu süsteem omavahel seotud ja inimene hakkab need seosed nägema ja ta hakkab seal taga nägema ka isiksust. Ja see on ka autoriteetne kusjuures, et see on hästi huvitav, et muidu me mõtleme, et see on selline isikusetu nagu mütoloogia välja mõelnud, ei, et kui me näeme, kuidas tähed liiguvad ja kuidas need elemendid liiguvad, siis seal on näed, et see on kõik nagu süsteem. Ja selle taga on küll, ütleme, et ülihingena molekulides on nagu siis, või nendes aatomites on siis see ülihing, see Jumal on läinud kõige väiksemaks ennast teinud ja läinud ja kontrollib kõike seestpoolt, siis väljaspoolt kui aeg ja väljaspoolt kui Virat Rupa, et ta tegelikult ongi tema üks keha, tema vorm, ta mõistab ja tunnetab igat hetke, iga sekundit, igat punkti, eks ju, ja toimib, et see universum toimib. Et meil võib-olla paistab, et ta ei toimi mõnikord, et mingi loodusõnnetus on, et see paistaks nagu mingi kaos. Aga kui sinna taha vaatad, mis selle põhjustas ja kuidas siis seal taga on ka elus olnud, seal on ka nagu mõte taga. Just kui oleks mingi et meile paistab, et kõik on kaootiline, oma elus ka vahest paistab, et kaootiline, et sa ei oodan mingit hetke või midagi juhtus või, et see on nagu hästi huvitav. Mis ma siin veel olen täheldanud siis? Hästi huvitav on seda, et seda nagu vaadata siin on, et kui me võtame seda, ma räägin sellest kuunadest, et siin on hästi huvitavalt räägitud see Shankya joogas, kuidas siis räägib Kapila, üks Jumala kehastus ja tema üks nime sinna Kapila, eks ju, kuidas ta oma emale räägib sellest, et kuidas siis see järjekord, et kuidas siis siin, mis järjekorras asjad välja tulid. Et tegelikult kõigepealt tuligi, see, mis ma alguses mainisin ka või mingi aeg tagasi, et kui need elemendid avaldusid, eks järjekorras, siis kõigepealt avaldus ikkagi sellest meie hinge teadvuse tunnetusest avaldus ikkagi ego, see puhas ego avaldus nagu.
et no see järjekord on hästi huvitav, sest see puhas ego on siis seesama, nagu ma räägin, et kui vesi ei ole maaga kokku puutud, siis vesi on puhas ja läbipaistev. Samamoodi siis tuuakse see näide. Ja huvitav, et see seisund on see, kus me oleme Jumala kontaktis, mõistame Jumalat, eks ju, ja see on selline loomulik algne seisund, nagu kui hing tuleb, nagu ma ütlesin, et mateeriaga kokku puutes midagi tegelikult ei juhtu halba veel. Aga siis tuleb see järgmisena, eks ju, on siis see vale ego. Vale ego on siis see samastamismoment ja tuleb välja, et see materiaalne, see vale ego, need samastamise jõud, et see on ka nagu siis selle 3 kuuna või 3 looduse omaduse mõju all. Et ta avaldub ka niimoodi, kui sa mõtled, et 3 kuunat, et ta on nagu tuim, siis kirglik ja siis rahulik. Kui sa mõtled nagu rahulik on nagu voorus, eks ju, sa oled nagu rahu, eks ju. Kirglik, see on nagu liigub, eks ju, see on nagu kirekuuna, eks ju, vooruse kuuna on rahulik, see kire. Ja siis tuim on siis see teadmatuse selline jõuetus ja selline pimedus, eks ju. Ja siis siin seletab ka lahti, kuidas siis see materiaalne ego, kui see hinge teadus avaldub, kõigepealt nagu ego, tegelikult saab kõigest aru, kuidas ta hakkab siis läbi selle vale ego samastamist ja kuidas see kattub. Et tal on siis 3 varianti, mille mõju on ma aeg-ajalt olema, nagu nii, eks ju. Et üks ongi siis see, ütleme, et jah, siin tuuakse muidugi ka jumalused taha, aga vaatame kohe. Et tuleb ego, siis tuleb vale ego, samastamine siis mateeriaga, millest on siis põhjuse taga, nagu ma enne mainisin. Ja sellest valest egost on hästi huvitav, et kui see vale ego, see vale samastumine, kui me samastame, see võib olla ka vooruslikult. Et voorus tähendab seda, et sa teed koostööd kõikidega, see ongi nagu karma jooga, et sa kellegile halba, head ei tee, aga sa teed, et su keha oleks terve, loodusseadustega niimoodi koostööd, et sul jätkuks kõike, samal ajal kellegile selle soovi halba või võtta kellegilt midagi ära, et sa tead neid seadusi. Ja niimoodi vooruslikult, olles väga hea materialist, saad sa hakkama elus, sa Jumalat võib-olla, sul Jumal vastu ka suurt huvi midagi ei ole, et siis see esimene voorus avaldub ka sellises, et see ei ole spirituaalne, aga sellel platvormil, kui sul on mingi distsipliin, mingi süsteem, ainult sellel platvormil saad minna edasi, nagu hingeplatvormini. Ehk siin, kui räägitakse, kuidas siin siis see, kuidas kirena avaldub, siis ütleme siis sama vale ego. Sest kirg on ju edasi viiv jõud, sellest ka meil räägitakse, on räägitud, et kirg on nagu hea, et sa nagu lood, teed, eks ju, aga kirega pidi see olema, et kirega jääd kiiresti haigest, kire väsitab ja kire tekitab kiindumust tulemustesse. Et see on selle järgmine lõks. Et kirglikult teed, tahad mingi eesmärk, ei tule nii, siis on pettumus, eks ju, ma ei tea, väsimus, solvangud, ütledki, heidad kellegile midagi ette, eks ju. Ja teine moment on siis, või siis 3. moment on, kuidas minu vale ego avaldub siis tamakuunas või sellises teadmatuses, see on selline inertne, nagu ma ütlesin, tuim, et see avaldub siis sellises, kuidas sulle öelda, teadmist ei huvita, Jumal ei huvita, ma tahan küll nautida, aga ma olen siis tuimas seisundis, ma ei ole valmis üldse vastu võtma, ma ei ole asjade seoseid ei näe, et ma olen selles mõttes täiesti eksinud. Ja seda tunnet me tunneme kõik, et seda 3 tunnet me tunneme kõik. Aga lihtsalt see joogasüsteem õpetab siis, kuidas seal kuunadest mida vaikselt tõusta, et nagu ma ütlen, jõuda selle puhta egoni. Kõigepealt me jõuame, eks ju, intellekti mõistuse tasemel siis vale ego, kõige kõrgemal astmel on siis see voorus, jah. Et sa oled küll vooruslik materialist, eks ju, aga sa teed koostööd teiste ja mis iganes loodusseaduste energiatega nagu. Aga kui sul vale ego see samastamine on näiteks tamakuunas või sellises teadmatuses ja pimeduses, siis on väga raske, kui sul hakkab keegi rääkima mingitel kõrgetel teemadel, sul ei ole esiteks huvi, jõudu ja omadusi, üldse, et sul ei ole seda energeetikat absoluutselt nagu. Vot näed, sellised momendid, mis ma nagu ise nagu enda jaoks nagu seletasin, elame lahti, siin on veel hästi, mul on peenevad momente veel siin mõned endale laste kirjutatud, aga ma neid ma ole ise ka nagu teadvustanud veel, et ma võin siin nagu lahti niimoodi uristada ja lugeda siin teile, aga võib-olla selle osa lööks praegu kinni. Et vaadake rahulikult seda 24 elementi, mille 25 element on siis aeg.
see aeg on ka element. Ja niimoodi siis Kapila Devi siis oma emale Devahutile rääkis siis kõigepealt nagu need asjad lahti, need omavahelised seosed. Keha, meie peenkeha, kuidas me maailma tunnetame läbi keha ja läbi meelte, eks ju, kuidas me omandame teadmisi ja kuidas see materiaalne maailm ja kõikide see ei ole ainult inimestel, et kõik elusolendid tegelikult samade printsiipide järgi nagu liiguvad. Et tunnetavad maailma, eks ju, mõnel on mõni meil rohkem, ütleme, loomadel vaatame, mõnel on maitse meil 10 korda tundlikum kui meil või mõnel on nägemine seal kotkal, eks ju. Et erinevatel eluvormides on need siis erinevas balansis. Ega inimene ei olegi eriti, kui sa inimese meeli vaatad ja loomi võrdled, inimene ei olegi niivõrd terane, eks ju. Aga inimesel on vaat see osa. See on nagu kõige terasem. Et loomadel ka, kui sa vaatad, et miks, et neil ka ju intellekt toimib, et kuidas need partikesed lendavad mitu tuhat kilomeetrit punktist A punkti B ja täpselt tagasi, eks ju. Aga tegelikult siis pühakirjad räägivad, et kuna neil on nagu lasted, neil on lihtsalt nii hea side selle ülihingega. Et neil võib-olla intellekt ei ole tugev, eks ju, aga ja mõistus võib-olla ei ole tugev, eks ju. Aga kuna nad on, ütleme sellises karma, kõik elusolend, kes ei ole inimvormis, need on nagu karma vabad, nad on evolutsioonitsüklis lihtsalt. Sest neid juhib tegelikult see ülihing, see, mis ma rääkisin, kes sisse läks, see püha vaim ja kristikuses, kes on aatomis, et tema nagu juhib, et kõik funktsioneeriks loodus. Aga meile inimestel on siis antud siin 4 elemendiga nagu rohkem mängida, mis iganes, kuidas meil siin on, aga vabanemine ikka käib meil ikka siin, eks ju, et seda vale ego parandada oma materiaalset elu niimoodi, et sa alguses oled võib-olla tamakuunas, eks ju, siis keegi tuleb ja kirglikult seletab sulle, nagu ma üritan kirglikult rääkida asju, mida ma ise lõpuni teadvustanud. Ja siis läbi selle hakkad seda praktiseerima, vaatad, saad rahu, saad nagu meelerahu ja siis sul tekib huvi edasi minna, nagu et ütleme, et sa oled saavutanud, sinu vale ego on saavutanud vooruse kuunas täius, et sul on terve keha ja asju jätkub, üür on makstud ja nii ja naa, eks ju. Et siis võib-olla kunagi jõuad sinna ego sellesse. Inimesed, kui nad vanemaks saavad ka, vaata lapsed suured ja siis neil tekib see tavaliselt on ka oma gruppides, et tekib see huvi ja selline spontaanne huvi. Et okei, et mu vale ego on nagu toitu saanud. Et mul võib öelda, et ma võin nüüd teistele rääkida, mul on näed oma maja ja mul on hea töökoht ja mul on toredad lapsed ja lapsed on mul kõik ära koolitatud. Nagu hing on rahul, see vale ego, eks see intellekt ja kõik on hästi töötanud, nagu selle vale ego on. Aga siis see puhas ego või puhas teadvus, et seda me igatseme kõik ja seda me tahame ja et siis on meil valik siin, et kas läbi selle 8 astme süsteemi, nagu ma siin rääkisin, mulle nagu nii meeldis, et esimene aste oli kohe, eks ju, et meelte kontroll. Et see on nagu päris raske Satya-joogal. Satya-joogal see oli kultuuris sees, ega seal midagi nii keerulist ei olnud. Et kui me vaatame vana külaelu või linnaelu praegu, see on samamoodi. Et külas sa palju asju saad teha, mida linnas praegu saad teha. No võtad just sellised tegevusi, mis ei ole väga head nagu. Kuna külaelu kontrollis see küla kultuurielu. Et kui seal ikka, isegi siiamaani mul keegi rääkis Jaapanis ka, et kui seal ikka keegi perest on varastanud, isegi 3 põlve tagasi, siis on Jaapanis raske tööd leida. Kuskil väiksemas linnas, kus on inimesed omavahel seotud. Minu vanaisa jäi piruka varastamisega vahele, mul on päris raske tööd leida. Selline kultuurikontroll, et see on väga hea. Et need asjad, mis me loeme ka siin, et kõrged joogid ja kõik see pranajamad ja hingamispeetused ja meeltekontroll ja aasanad ja meditatsioon ja meelte sisse toomine, et see oli sellel ajal lihtsalt see Satya-joogal oli see hästi normaalne elusolendid sellise tasemel. Eluiga oli pikem ja see oli kultuuris sisse kodeeritud. Aga eks meie nagu väiksed lapsed, Shankya-jooga on hea, et me õpime nagu nullist. Et oleme nagu väiksed lapsed. Nagu väiksed lapsi õpetatakse 1. klassi 1+1. Meil on ka siis, et me oleme nõus, et on meil sellised organid ja sellised elemendid ja kuidas me omandame ja tunnetame maailma ja siis läheme peenemaks, eks ju. Et nagu meeled, eks ju, ja siis siin on see peene moment, mis on natuke raskem, eks aru saada, et kuidas see minu mõttemaailm toimib, eks ju. Veel eraldatakse ego ja vale ego, eks ju, et mis on see vale ego ja puhas ego. Puhast egot on nagu raske tunnetada, aga vale ego on küll nagu päris hea tunnetada, et selle tunnetad ära ilusti. Kuidas mu intellekt ja arukus töötab nii, et minu samastamised toimiksid. Et
et noh, mis iganes, ma lihtsalt näite ütleme, et ma pean ennast patrioodiks, mingi rahvus ütleme, et mul on kirgiislase kehas sündid ja ma olen nagu uurin intellektuga meie ajalugu, eks ju, ja siis ma arvan ja mingi hetk arvan, intellekt arvab, et noh, Kirgiisia või Usbekistan või Eesti või mis iganes maa rahvusuhkus nimetatakse, seal nimetatakse nahahaiguseks mõnes mõttes, mis on tähtis ja negatiivne, aga see intellekt töötab siiski sellistes ajustistes sfäärides, ongi see vale ego, intellekt töötab vales suunas. Et ikkagi eneseteadustamine, jumala teadustamine on see, mis nad vabastab nendest elementidest, sellest kehast ja kõigest. Ja selleks on praktika siis, ja ma ütlen, see heli vabastab ja meie ei ole praktiline Ashtanga, aga meil on praktiline ikkagi see, mis me alguses alustasime, laulmine. Me hakkasime laulma läbi heli, et heli vabastab. Ja siin on pandud taha õpetus, jõud, et ei ole vaja kahelda võid, see on alguses tunnusmärk, aga võid proovida ja näed, kuidas heli toimib. Et meile võib-olla me ei ole satjajuga inimesed, kus võib-olla natuke aega räägid, sa vaata ise väsid ka ära, teie ka laua taga, et nagu arvutad see asi jaguneb selleks ja siis selleks ja noh, väga raske on meil tegelikult kuhugi maani ma suudan nagu järgida, aga siin ka ma lugesin seda raamatut ka, siis ta jaotas mingi hetkel, ma konflikteerisin ka, nagu suutsin järgida. Ja Jumal annab arukust, mitte noh, et mina olen arukas või noh, meil ei ole nagu taust, aga see, et ma tahan teile rääkida, ise endale rääkida, see oli väga hariv mulle. Väga hariv, need põhimomente me teadsime, aga see on need peenemad momendid, kuidas siis teadus toimub, et kuidas meie mõistus on nagu neljas kihis toimib ja kuidas need kihid omavahel toimivad ja kuidas see omavahel on seotud. Ja. Aitäh! Küsida. Jaa, küsimust aeg. Sa ütled, hääl, jalad, käed, sukorganised, organ. Annavad jõudu praanale. Või tähendab nagu elujõudu. Et kui see on seotud, ma kohe seletan sulle lahti, kui sa vaatad nagu seda osa ja seda osa, siis kui sa liigud piisavalt palju, siis tuleb ju tervis, jooksed, käid, eks ju, looduses, eks ju. Käed on samamoodi. Kätega näiteks käed on seotud vereringega, joogas ka räägitakse, tennis ka räägin, eks ju, kui sa teed käsitööd palju kätega, siis aju vereringe ja kõik sinu, noh, ka muidugi need osad, eks ju, mõistus, intellekt, eks ju, kõik. Et tegelikult see elujõud tuleb sellest, eks ju. Ja noh, suguorganid ka selles mõttes reguleeritud seksuaalelu ja õige söömine ja kõik need asjad, et kui sul on seedimine korras, eks ju, seedimistuli toimub, eks ju, siis nad on ka hästi tähtsad kõik. Kuidas sa WC-s käid, eks ju, kuidas sul on suguelu, eks ju, käed, jalad ja hääl ka, eks ju. Hääl on ka, noh, heli või hääl, et sellest sõltub ka tegelikult meie elujõud. Et see on ka kultuuris nii peenelt kirjas, et kui sa kogu aeg kuuled kriitikad enda kohta või ise ütled halvasti teised ja kogu aeg vaidled ja kogu aeg nagu see heli on selline või mis iganes, muusika on selline madalam muusika, kogu aeg on müra, eks ju, närvisüsteem väsib. Et läbi selle hääle sa võid kaotada elujõu ja ära väsida. Aga on mere kõikumine, mere kohin, ilus vaimne muusika heliseb, eks ju. Siis läbi selle hääle tuleb elujõud nagu. Et need ongi head, kuidas me siis see on elujõuga seotud, eks ju. Nii, ja siis ja siis meie see, noh, mitte hingejõud, vaid ka meeltejõud, eks ju. Keel, silmad, nahk, kõrvad, eks ju, nina. Et siin on jälle sellised peened momendid, eks ju, et kuidas ma siin lahti kirjutasin eesti keeles, oota, ma vaatan kohe. Ma siin täpselt kirjas. Kus ma teatasin? Jah, need on nüüd, väga loogiline, eks ju. Need on nagu teadmised, kuidas sa teadmisi saad, eks ju. Teadmised läbi kõrvade saad teadmisi, teadmised läbi naha ka, nagu ma tõin selle tule näite, eks ju. Külm, soe, eks ju, sa saad teadmisi, et no, kui ma kütan õieti, eks ju, siis mul on nahal ei ole külm, siis ma olen terve, eks on vaja kütta mingi temperatuur, mis meil on vaja, eks ju. Meeled läbi silmad, eks ju, näed objekte, õpid, see on nagu hundile lähedale minena, jänku on hea, eks ju, saab mingi kogemuse, rahvas saab kogemuse raamatust loed, eks ju. Ja keel ka, nagu maitsemeeled, saad aru, mis maitse sulle meeldib ja mis maitsed on, eks ju. Ja nina ka lõhnad, eks ju. Tunned, et kuskil põleb tulekahju. Et saad teadmisi.
mingi kärsalõhn on, siis on ahjul on see lahti natuke riiv, eks ju. Et nendega omada teadmisi ja nendega siis on nagu, nad on nagu tegevorganid, nendega saad seda nagu elujõudu või täiendad seda elujõudu, kui need kõik töötavad hästi. Eks see on seesama see intellekt, eks ju, nende taga. Saad nagu, nii või peab intellekt olema või see kogu see mõistuse värk. Et mis sa teed nendega, kui sa saad need kogemusi. Kui su valeego on, nagu ma rääkisin, valeego on tamaguuna mõju all või siis selles teadmatuse, sellise laiskuses ja viitsi midagi teha, siis need kõik asjad ju hakkavad, tulevad kohe haigused, eks ju. Sa ei viitsi midagi teha, kätega käia ei viitsi, eks ju. Viitsiga kedagi rääkida, midagi kuulda, eks ju. Ja siis ongi tegeleerud nagu. Ja siis tegeleerume, kas tegeleerume ei olegi midagi muud, kui lihtsalt läheb madalates eluvormides veedades räägitakse. See ei ole nagu selles mõttes see meie valikuvabadus ja lõpuks antakse sulle uus võimalus. See on nagu evolutsioon, antakse inimesi sünd jälle küsida ja jälle kokku puutuda nagu täna tarkade raamatutega või mingite õpetustega, kus siis räägitakse see asi lahti. Sest vabanemist tahame me kõik. Et see on teine psühholoogiline moment, me tahame kõik vabaks saada. Sellest me jonnime siin kõik. Kas õigest või valest kohast. See on nagu sisse kodeeritud, kui sa vaatad ise ennast ja teisi, siis kõik tahavad vabaneda. See ei ole mingi joogade värk, et moksa, et kõik tahavad vabanemist, et see on mingi India värk. Kõik tahavad vabanemist. Kõik elusolendid, mitte ainult inimvormid. Kõik tahavad, vabanemine tähendab see, et ma tahan õnnelik olla. Ma tahan igavesti õnnelik olla. Selles mõttes mitte mingi hirmu tal olla, et ma olen praegu õnnelik, aga tegelikult ma ei saa õnne tunda, sest ma tean, et ma kardan surma ja ma pean kunagi surema. Tegelikult me ei saagi lõpuni õnne mõista, kuna ma kardan surma. Aga me tahame õnnelikud olla. Me tahame vabaneda sellest. Midagi sellist. Ma ise seletan ka samal nagu räägin. Samal nagu ise ka, vist on nii. Ka teadust on lõpuni. Mis mõtted veel on? Intellekt on arukus. Eesti keeles jah, arukus. Ja see on nagu hästi kihvt, et mulle meeldis, et siis ma kordan üle, et hinge avaldumine ongi teadvus. Et see nagu hing, ütleme, oletame, et meil on hing siin sees, kõik räägid, see hing on siin südames. Ja siis see on okei, mul teadvus. Mis see teadvus on see, et ma tunnetan maailma. Aga kuidas see maailma tunnetamine avaldub nagu? Et me teame ju, et näiteks Prabhupada vedas ütleb ka, et me mõtleme, tunneme ja soovime. Tekivad soovid nagu, normaalne, hingel oma soovid. Et on siis selle peenkeha, see mis neljaks ära, selle funktsioonid nagu. Me nagu mõtiskleme kogu aeg, me ei tahame, mingid mõtted tulevad. Siis me analüüsime intellektis, me analüüsime, kas meil on vaja seda, kas ma tahan seda või ei taha seda. See sõltub, missugusest sellest kuunast ma olen. See otsus, kas see on mulle hea või halb. Kui mul on hästi kehaline kontseptsioon, siis ma intellektiga otsustan, et ma tahan seda. Intellekt, kuna see on, isegi kui see on mingi ajutine värk, siis ma intellektiga ikkagi mõtlen ja orkunnin enda selle asja. Ja siis ma saan vastu näppe mingi 570 korda. Ja siis järgmine kord mu intellekt juba analüüsib seda. Ei, ma ei taha seda õllet, ma ei võta õllet enam, alkoholiga lõpetan ära, mingi päev tuleb vaata. Miks ma lõpetasin järsku alkoholi? Mingi hetk nagu intellekt ütles, et kõik küll joovad ja nagu paarti ja lahe, aga mingi hetk mu ema tuleb see nii palju kogemust, et see ei ole nagu mingi hea asi, et see nagu igal level. Ja siis järsku tuleb see otsus, see on ka nagu ülihing annab, näeb see valikuvabadus aitab siin. Ja siis on nagu hops, lõpetab nagu ära. See võib veel tagasi tulla, me ei tea, aga lihtsalt selline. Kui see kehaline kontseptsioon suureneb, vahest suureneb, vahest alla, siis ta võib mingi hetk nagu tagasi tulla, me näeme ise ja me langeme. Et on, me võime välised asju lähed, ma elan, kui ma vihaseks lähen, siis me kellegile vastu hambaid ei löö enam, eks, et ma juba kontrollin nii palju ennast. Aga need madalamad, peenemad asjad, need tulevad ikka jälle, need tõusud mõõnad on kogu aeg nagu, kõikidel. Sest meil see, me ei ole veel sinna materiaalsel level selle puhta egoni jõudnud, et nagu siin soovitatakse, kas läbi Ashtanga jooga või läbi pakti, läbi heli, eks ju. Läbi, et sa kordad mantrat, palvetad, eks ju. Nagu üksinda palvetadki, koos laulad, eks ju. Kogu aeg heliga, teeme midagi vaimset, mida me ei teadvusta, aga mis on meile, me suudame seda teha. Muidu see 8-aastane, see on nagu väga tore ja toetab, keegi midagi võib ikka teha sellest ka. Nagu see, mis me praegu teeme Giana jooga. Nagu arutame, istume. Aga meie ajastult, kui ma ennast vaatan nagu muusika nii ja naa, eks ju, meile meeldib seda teha, aga mitte väga kaua ja väga sügavuti, me ei ole seda õpetatud ka nagu
selline teaduslik filosofeerima, et osadel inimestel on see antud jah, teadlastüüp, aga mul ei ole tegelikult seda antud, mul hoopis teine. Ma hea meelega laulaks kogu selle aja siin, aga see mul üks lähedane inimene ütles ka, et mõtlesin, mis teema ma võtan, eks ju, kuna eelmine loeng oli niimoodi, et ma lasin nagu vana rasva peal lihtsalt, mis ma nagu mõtled, nagu rääkisin niimoodi hästi siiralt nagu, aga nüüd see teema on ikkagi see, et sa pidid ikkagi nagu ületama ennast natukene, et see ei on nagu mugavustsoon, et et saanke joogat. Mul ei ole sellist nagu tegelikult antud, et see on selline enese ületamine ja see ongi just see puhastav nagu. Siis ma mõtlesin just, et aitäh sellele inimesele, ta ütles, et mõtlesin, et saanke jooga, ma kogu aeg mõtlen, et saanke jooga on huvitav loengut teha. Siis ma sain mingi hetk aru, et ainult jumala armust ma ei midagi rääkida, sest ajud hakkasid kärssama ja nägin, et see ei ole nagu minu värk, et võtan need killukesed ja laula rohkem nagu. Aga see on ikkagi arendav. See on ikkagi arendav. See info on meile jõudnud, see on meie koolkonnas ja mingid asjad on järgitavad ja mingid asjad on isegi, ma vaatan seal joogatrennis, kus mul seal naisterahvad kõik ja ma rääkisin, et mul tuleb loeng, et siis ma natukene rääkisin ja õnnasin, et oi kui huvitav, et teeme ka selle loengu. Mina saan ka niimoodi edasi arendada. Ma nagu annan järgmine loeng, sellest ma nagu ise saan veel sügavuti või niimoodi. Minna jälle väikse sammu sügavuti. Sest nagu nii, me võime öelda, et me ei ole sellel ajastul nii teaduslikud, aga inimene, ma räägin see intellekti analüüsimismoment meil ikka kõigil on elus. Et me tahame analüüsida. Aga me peame olema praktilised selles mõttes. Et kes siis, täna tuli üks lihtne mõte, mis kõik teavad võib-olla ka, et mida siis hing teeb, ma see on hästi rahulik mõte, mida see hing tahab teha, kas hing tahab nagu, kas ta tahab nagu koopas istuda askeese sooritada kogu elu või siis tahab analüütiliselt lahti asju arutada. Kas hing tegelikult tahab neid asju, need on vahendid, mis aitavad siit Jumala anda meid, hing tahab lihtsalt mõnusalt koos olla, armastada, olla armastatud, laulda, tantsida, nalja visata. Mis iganes erinevad emotsioonid, need emotsioone vahendada, et see on nagu hinge seisund. Et see on nagu loomulik. Ja siin me oleme, sellel ajal, selles kohas. Kasutame siis kõike need värve. Nii kaua, kui me spontaanselt suudame olla nagu nendest karma ja kiana, teaduslikust ja ettekirjutustest ja reguleeritud asjadest spontaanselt nii palju üle, et me ei pea need asjadele mõtlema, lihtsalt teame, kuidas õieti käituda, et me oleme jõudnud sinna puhta egoni. Et me teadvustame ennast ja Jumalat ja oma ruutsit, oma maitset. Oleme kõik nii erinevad ja kuidas me siis omavahel suhtleksime ja üksteist tunnetame. Kuidas ole loomulik? Täna alustasid seda juttu ka sellega. Laulsime, et laulad, kuidas olla niimoodi, sa laulad nagu hästi ausad enda suhtes, Jumala suhtes, teiste suhtes, hästi loomulik oled.